väga raske. Noh, kuidas siis trenn oli? Raske. Liigud hästi palju tavaliselt. Tere tulemast vaata minu esimest vlogi. Mina olen Kerli. Põhjus, miks ma üldse siin Aspiree kanalil saan vlogi teha, on tegelikult see, et käimas on üks selline äge projekt nagu aasta iseendale. Aitäh Aspiree selle ägeda väljakutse eest, et mulle pakuti sellist võimalust, et ma jagaksin siis aasta vältel enda toimetusi ja tegemisi. Kui ma nüüd mõtlen tagasi, et kui ma sain selle pakkumise, kuidas ma sellele siis reageerisin, no esimene reaktsioon kindlasti oli see, et ma tahtsin öelda ei, aga mul natuke jäi nagu kripeldama, sest tegelikult ma olen tundnud, et ma tahaksin enda tegemisi rohkem jagada ja siis ma mõtlesin, et olgu, et võib-olla see on siis võimalus, et nüüd ma saan, sest et nüüd ma pean seda tegema lausa vlogi vormis, mis on nagu võib-olla natukene minu jaoks ikkagi keerulisem kui sotsiaalmeedias, lihtsalt siis võib-olla reelsid või story'd ja nende tegemine. Ja tegelikult selle vlogi kokkupanek ka, et kui rääkida siin nagu väljakutsetest, siis see ka on omaette väljakutse, et lühikeste reelside kokkupanek ei ole, väga ei valmista probleemi, aga mida pikemaks asi läheb, seda rohkem on tegelikult seda tööd ja ma ei ole pidanud sellist asja varem tegema ka. Nii et sellised kaks asja võib-olla leidsin enda jaoks. No kindlasti muidugi tegelikult, kui ma mõtlen, siis natuke see ka, et saada üle sellest hirmust olla kaamera ees, mis ka on minu jaoks võib-olla natuke suurem kui isegi avalik esinemine. See on nii huvitav, sest et avalik esinemine peaks olema minu arust loogilist võttes oluliselt hirmsam, aga ma ei tea, ei ole mingil põhjusel. Ja ma ei lasknud nagu ennast minna sellisesse ülemõtlemisse ja mõtlesin, et ma võtan selle vastu, teeme lihtsalt ära, et vahepeal on nagu seda vaja. Sest kui ma nüüd mõtlen endale, siis mul on mingi siuke huvitav omadus öelda jah asjadele, mis tegelikult on lihtsalt nii pöörased ja hirmsad ja õudsed minu jaoks, et nagu ma ei tea, miks ma seda teen, aga võib-olla see on siuke hea halb omadus, et mida ma arvan, mida me kõik kardame, on nagu ebaõnnestuda, aga ma ei näe, et ma saaksin siin tegelikult kuidagi väga ebaõnnestuda, et see on minu elu, mida ma nagu jagan ja täpselt nii, nagu mina tunnen ja soovin ja siuke nagu põnevus on ka tegelikult, et kuidas ma siis selle edasi annan, et kas ma teen seda kuidagi klassikaliselt või ma lähenen kuidagi teisiti. Et ma arvan, et neid plusse oli rohkem kui miinuseid, sest et miinused vist olid enamasti hirmud. Ja hirmud on halvad asjad, sest need tahavad meid tihti rääkida ümber, et me ei võtaks vastu häid asju. Kuidas mul selle esimese vlogi filmimine üldse läks ja mis see kogemus siis mulle oli. Ütleme nii, et erilist algaja õnne siin küll ei olnud, et selline üsna nagu konarlik. Arvasin, et mis ma arvasin, ma teadsin, et see kindlasti pole lihtne asi, aga ma ei arvanud, et see on nii keeruline. Omajagu takistusi oli, et siis tulebki siuke kiirülevaade sellisest jaanuari esimesest nädalast ja näen juba, mis teine või mis järgmine kord paremini teha, ehk siis tõesti üle ootuste oluliselt keerulisem. Aga eks ma olen endale andeks, sest minu jaoks ka täiesti siuke esmakordne tegevus ja võib-olla ongi lahe kunagi vaadata tagasi sellele esimesele või nagu alguspunktile, et kus ma olin ja kuhu ma olen nagu jõudnud. Ja siit on hea teha ka selliseid järeldusi, et millisena ma tahaksin, et see vlog võib-olla oleks versus milline see esimene osa tuli. Ja naudi siis minu rutiinset jaanuarikuu esimest nädalat, kuhu mahtus natuke toitu, palju trenni, tööd, ägedaid kohtumisi
et järgmine vlog siis kindlasti saab rohkem võtta lahti neid teemasid, et kõik asju, mida oli nüüd siin näha ja mida hakkab ka võib-olla edaspidi nägema, et nende taustalugu väga jääb, ootan seda jagamist. Trenn ikka tehtud, kõnnin rongi peale ja siis koju. Siis, mis ma söön ka, ma eile kiiruga preppisin tegelikult endale makaronid, hakkliha ja köögiviljad, panin juustu ka. Kas me lähme kelgutama varsti või? 7 minutit näitab, siis jõuame kohe. Arja, kuidas Käsna-Kalle on türgi keeles? Süngerpop ja õige. Ma vist, ma ei mäleta, kas ma vaatasin väiksena Käsna-Kallet. Ma ei tea. Ma vaatasin kogu aeg. Väga häälekas on küll. Ma arvan, et ei tea veel. Uneaeg ja siis me läheme kelgutama. Tahad kätte. Ja kelku vedama. Ma ei võtnud neid sõrmikuid, aga ma saan nendega ka. Hea, et sul 2 last on mõlemale 1. Absoluutselt. Saan ka.
see lund või? see on Aarja lemmiktegevus talvel. jah, meil oli ka väiksena, ma arvan. oi, mina väga armastasin. ja siis suuremana jääpurikaid lutsutada. hoiate käest kinni, jah, küll te olete armsad. noh, oota, kus puhas lumi tuleb. tahaks ise ka seda lund. lase käia, kes sind takistab. jah. Purchase your track and day. Purchase your track and day. mis siit oli sees? On näha ja on küll ju. Oled rahul ise ka? Absoluutselt. Täitsa mõnus on. Ma arvan, ma tahangi osta seda endale. Kindlasti tahad. Kaua ma olen seda rääkinud juba, et roosa. Osta! Saan täna sõbranna kokku ja me lähme Ülemiste MyFitnessisse. Pole seal, ma ei tea, kui kaua käinud. Liiga kerge on sul. Ja saad naeratada veel ja. jah. Miks nii? ei tea. Arvad jah? Tassivad peale. Noh, kuidas siis trenn oli? raske on. Kuidas sul siis trenn läks? mul läks väga hästi. Läks jah? jah. parem kui kunagi varem. Kas mina olen see põhjus? motivaator. mõtleme, ühesõnaga kolmida. Valgus. Tulnud siia teele appi sisu võtma. Väike nõupidamine ja siis me alustame. On küll jah. Kust tellisid selle? Fotopointis ostsin selle. Ah, Teen katse siis, No kas tee. mikrofon töötab. niimoodi ta alati käsutabki mind. Kallutad ennast. Kas sa vaatad nagu liigud hästi palju tavaliselt siis? On nii või? Nii, 2 videot tehtud, 1 veel teha. Kas sa oled väsinud? Ei ole väsinud. Aga kas minust oled väsinud? Ei ole. Ma ka sinust ei ole. Päris lihtne koostöö on meil. On küll jah, täiega mõnus. Nii ma olen nüüd kodus peale telega filmimist. Ja ma arvan, et ma tõmbangi võib-olla selle esimese vlogiga otsad kokku. Et sulle meeldis mu esimene vlog, võid mulle kirjutada julgelt, mida sa tahaksid rohkem näha või kui sul on tekkinud mingisuguseid küsimusi ja näeme juba järgmises videos.